meil on täna külas Urmas Jaanus Käsipuu ja meil tekkis üks küsimus, et mis sai sellest kortermajast? See objekt pidi lõppema septembri lõpus. No selle kortermaja projektiga on nüüd niimoodi, et poole pealt otsustasime ümber, et teeks piimakombinaadis. Kuid seetõttu jäi meil üks mure lammutusfirmaga, sest et nad tahtsid rohkem raha saada ja noh, ega meil seda raha kuskilt lihtsalt niimoodi võtta ei ole. No praeguseks, nagu te näete, on meil juba ehitus pooleli, meil on uus vundament paika pandud ja juba on esimest korrust hakatud vaikselt tegema. Päris tipp-top töö peaks mõnima. Et minu meelest see küll tipp-top välja näe, et äkki lähme vaatame lähemalt seda. No võib ju minna, ega ma ei muretsesin. Nii, jõudsime nüüd objektile. Nagu te näete, on siin praegu korrast just hiljuti puhastatud. Prügi on üldiselt päris vähe praegu. Nüüd vaadates üles näete meie kvaliteetset lage. See pruun värv on siin meelega, et ärge ennast hirmutada laske. No praegu on siin mõningad asjad on laiali, sest poistel hakkas kuradi puhkumine. Teate ise ka ju neid töölisi, nad tahavad ka kohe ära minna. No üldiselt on siin päris turvaline. No vaata tugevad seinad, et mitte midagi ei kukku. See ärge pange tähele. See tükk juba see lammu rüppus, see ei ole midagi. Noh, tööl meil alkoholi eriti ei tarvitata, ikka kainelt tuleb tööd teha ja noh, lähme siis äkki järgmise objekti juurde. Jah, et see näeb päris korralik välja. See on ka kvaliteetne ja päris kohas. Et lähme siis järgmise objekti juurde. Uut ehitist, hotelli. See on meil juba päris pikalt käsil on ja peaks ütlema, et see on väga super, väga ilus välja. Et kes see siis on? See on meie tubli töötaja. No lähme räägime. Tere! Tere! Mis teie nimi on? Stanislav Päiksekiir. Stanislav? Väga meeldib, ma olen Vassili. Et me oleme kanalist Suitsadiivid. Et meie televaatajad tahavad teada, et mis te siin teete? Küsige objektijuhi käest. Objektijuht? Nii. Mis ta teeb siin? Mis ta togib siin? Tema on meil siis sellest lammutustööfirmast kutsutud kohale ja tema teeb, no me algul ehitasime väga kehvasti, me unustasime aknakohti teha ja tema tuligi seda muret meil siin lahendama. Praegult väga ilus suur aken tuleb siia, nagu te näete. Vaata ilusti on kõik välja juba togitud ja mingi viimane plaat veel ja noh, see ei ole mingiks mureks talle. Nii, see on nüüd meie kõige ilusaim maja. Siin me hoiame traktorid ja kaevurid ja ka mõningad töölised ööbivad siin. No see uks on meil väga-väga tugev, nagu te ise ka näete. Et see hoiab kõik vargad eemal. No vahepeal on vaja putitamist ka natukene, sellepärast, et noh, uks ei käi korralikult lahti. Nii, noh, sellega ma olengi juba teile kõik ära näidanud, kõik objektid, mis mul hetkel käsil on, ehk siis pooleli põhimõtteliselt. Ja noh, sellega ma lõpetakski. Me peame tänama teid, et leidsite aega vestelda meiega. No, eks seda aega ikka leidu. Kallid televaatajad, sellega me peame täna lõpetama. Teiega oli reporter Vassili ja kanal Suitsadiivid.